Nii, tennisneti järjekordne külaline intervjuuks on meil treener Oskar Saarne, kes on tulnud vaatama Eesti meistrid, on siin juba terve päev vaadanud mänge ja küsime kõigepealt seda, et sul vist oma õpilasi päris praegu siin ei ole, aga on ikkagi keegi, kellele sa kaasa oled ja keda küll praegu on rohkem kontakt. Jah, Kristjan Tamme aitan siin ettevalmistusega, et kui ta Eestis on, siis aitan treeninguid läbi viia ja olen talle võistlustel ka toeks. Et ta on nüüd õpib Muratoglu akadeemias ja tal on seal omad treenerid, aga kas mingil viisil ka sealt teil kuidagi seal omavahel veel kontaktid on sellel, kui ta seal on olnud? Ikka jah, Kristjaniga hoiame sidet, elan talle kaasa, hoian pöialt, et olen tema tegemistega kursis, jah. Aga õpetussõnu või ikkagi jagavad need konkreetsed treenerid on neil praegu ikka tal seal? Jaa, ei, tema treenerid ikka on Prantsusmaalt. Nii et selles mõttes nagu mul polegi vaja küsida, et kes on nagu sinu soosik või selles mõttes, kellele siin kaasa elad? Ja eks ma Kristjanile ikka pöialt hoian muidugi, jah. Ja kes siis, no ütleme, kui nimetame ka Kristjanit ka üheks soosikuks, siis küsime, kes on tema peamised rivaalid sinu meelest? No ma arvan, et ikka Vova, Kennet, Mattias Siimar, et tõenäoliselt sealt see võitja tuleb, jah. Et noh, kui jah, et umbes neli mängijat ja niimoodi. Kas sa ühesõnaga ootad ka, et mängud tulevad põnevad või seda on väga raske ette ennustada? Raske öelda, jah. Eks eeldada võib, aga ei taha ennustama hakata, eks siis näha. Ja no muidugi veel viimane küsimus on siis selle kohta, et naiste üksikmängu muidugi ka tundub olevat väga lahtine. Et keda sa seal favoriitidena näed? No nüüd kuulsin, et Mõlõgina vist oli hommikul ennast vigastanud, et muidu oleks teda ka kindlasti sinna, aga Kaul, Nuudi, Tšeklistova, nii et seal on ka mitu mängijat kindlasti, kes võivad võita. Jah, aitäh intervjuu eest ja head kaasalamist!